Aga tere ka minu poolt ja viimane esineja täna. Väga tahaksin öelda, et tere tulemast ka Tallinna, minu kodulinna siia. Ja mina olen siis Cecilia Eero Tallinna linnaplaneerimisametist ja ei ole tegu siin KIS-i spetsialistiga otseselt, vaid planeeringute koordinaatorina. Küll aga minu töölaual on siis väga palju ka selliseid KIS-i rakenduste projekte, mis aitaksid siis meil planeerijatel teha paremaid ruumiotsuseid. Ja me ei saaks seda teha tänu oma KIS-võluritele, kes on meil strateegiakeskuses, kes on meie KIS-i spetsialistid. Ja tõesti mul selline tunne, et Tallinnas KIS-i maailm läheb aina komplekssemaks, aina vägevamaks, nii et vaatame, kuhu tulevik siis toob. Aga ma alustan üldse sellest, et mis meil siin Tallinnas need strateegilised eesmärgid on, et võib-olla mõni teist on neid kauneid ikoone ka varemgi näinud, aga planeerimisel me peame kõiki neid sihte arvestama ja kõiki neid korraga teha võib olla päris raske, kuna tõesti meil on väga palju erinevaid ameteid, kõigil on omad nii-öelda tornid, kust otsas nad oma arengukavasid ka läbi viivad ning kõike kokku tuua võib olla just planeerimisel päris keeruline. Küll aga on KIS näiteks üks nendest tööriistadest olnud, kus siis saab seda teha. Ja Tallinnas tegelikult võib-olla jah, selline väga omamoodi omavalitsus, et väga palju rahvast elab siin, aina kõrgemaks see number läheb ja mida rohkem on elanikke, seda rohkem on meil ka nõudlust planeerimisele, seda rohkem me peame oma teenuseid paremini kättesaadavamaks tegema. See 15 minuti linna põhimõte on meil väga-väga oluline ning tõesti selle kõigega me peame ka ju oma planeeringutes arvestama. Ning tõesti meil on ka väga palju erinevaid ameteid. Mina olen siin Tallinna linnaplaneerimisametist, kuid meil ka Keskkonna- kommunaalamet, haridusamet, kõik sellised peame kõik koos siis Tallinnaga tegelema ja neid planeeringuid ka hoidma. Ning tõesti meil on ka neid arengudokumente palju ja meil on ka üldplaneeringuid ju erinevates linnaosades erinevad, et neid andmeid on palju aga nõudlus on suur, et tegeleda, et me tahame ju kõik elada sellises linnas, kus on hea, tore kõigil olla. Kuid kus siis kõik see KIS sinna appi tuleb? Me tegelikult olemegi aru saanud, et kuna Tallinn on nii suur ja kirju, siis me peame tõesti planeerima asju teadmispõhiselt. Me peavad olema andmed, mis on konkreetsed, mis on läbi vaadatud erinevate ekspertide poolt, et me saaksime neid otsuseid planeerimises teha tõesti niimoodi, et nad ka 10+ aasta pärast oleksid siiani normaalsed. Ja meil on vaja, et need huvigrupid, kes meil ka kõik on, saaksid aru sellest, kuidas me planeerime. Me ei saa oletada, et näiteks tulevad uued linnavalitsused või on meil erinevad seltsid Tallinnas, kes kõik saaksid samamoodi sellest planeerimisest aru, et kahjuks nii see alati ei ole. Siis, nagu ma ka ütlesin, andmeid on ka palju, suur linn ikkagi, neid tuleb aina juurde ning me peame tegelema sellega, et nad kõik kuidagi kokku viia, sünteesida, analüüsida, et tekiks siis ühtne pilt kõigile. Ja tõesti, see üks portaal või üks rakendus kõigile on siis see, mis meil vähemalt planeerimisametis on see siht olnud. Ja see üldpilt on ka see, et ei taha rohkem PDF-e, et need jäävad kuskile sahtli põhja kinni, keegi nendega ei taha tegeleda ja sealt ei saa väga infotki kätte, et kui meil ametis on väga need Argis online platvormid kasutuses, et läbi nende siis teha see natuke interaktiivsemaks ja ei oleks seda suurt paberimahtu ka veebiteel siis millega tegeleda. Siis tegelikult see probleem veel rohkemgi algas ka sellest, et varasemalt me päris tihti pidime võtma siis väljaspoolt abijõudu. Näiteks Spin-Unity firma on meile teinud kaardirakendusi küll, mis on kahjuks küll sellised ajast staatilised. Need ei olnud väga interaktiivsed ja neid ei saanud uuendada, need andmed olid ka nende endi hallata, ehk siis meie ei saanud neid väga nagu üle osta või midagi sellist. Et siin on näiteks näide meie teenuse kättesaadavuse kaardistusest, kus siis on katastri piiride põhjal siis vaadatud, et kui kättesaadav mingi rajoon Tallinnas on. Ja tegelikult see kaart, mis siis tehti 2023 aastal, inspireeris siis seda, millest ma kohe ka rääkima hakkan, meie erinevaid teenuste kättesaadavuse kaardirakendusi,
täpsemalt siis, et jah, kuna siit see planeerija jaoks kõige vajalikum oluline info ei tulnud väga hästi välja, et me saime küll teada, et näiteks, ma ei tea, loomaaias on kõik väga hästi, aga tegelikult see ei ole ju see info, mis tegelikult võib-olla päris õige on. Ja kuidas siis see koostöö meil käib, et tihtilugu meil erinevad ametid küsivad just meie käest, et kus me saame planeerida näiteks uue lasteaia, kuhu meil tuleb uus tennisehall, kuhu kohta mida saab teha ja nendele kõikidele küsimustele vastamine võib olla päris keeruline. Ei saa lihtsalt öelda, et paneme keset Lasnamäed mingi uue halli ja seal see olgu. Et peab ikka natukene täpsemalt hakkama vaatama, mis on seal rahvastikuga praegune seis, kuidas on teised teenused, mis planeeringud seal praegu käimas on, mida üldplaneering ütleb, et kõik seda infot selle ühe otsuse jaoks on ikkagi vaja analüüsida läbi. Ja kui meil see mõte tuleb, et meil on tõesti neid küsimusi palju erinevatelt ametitelt, kuidas me saaksime tõesti nagu planeerimisse siis sisse minna, kuidas me saaksime neid tööriistu tekitada, et meie arhitektidel oleks siis tõesti kergem neid otsuseid ellu viia, siis me tavaliselt siis võtame ühendust, lähme koputame strateegiakeskuse KIS-i ukse peale ja küsime, et kas saaksime jälle koostööd teha, et uusi KIS-kaarte siis luua või meie veebirakendusi ka siis luua. Ning need andmed, mis nende kõikide kaartide sisse lähevad, on päris mahukad. Meil tõesti linnaorganisatsioonides kõigis on oma mingid Excelid, kaardid, PDF-dokumendid, ma mõtlen siin ka siis PDF-kaarte või ka erinevaid map-info ja selliseid kaarte ning teatmikud, nii et neid andmeid kõik koguvad, aga neid nagu kõiki kokku tuua ühte kohta ja selle põhjal hakata siis tulevikku planeerima, sellega siis praegu alles hakati tegelema. Ning tõesti, meil on ka palju uuringumaterjale Tallinnas tehtud ja meil on väga tähtis meie jaoks ka meie rahvastikuanalüüsi suur uuring ja prognoos, mis Tallinnas siis toimuma hakkab. Ning loomulikult siis erinevad riiklikud andmestikud on ka. Siis siin on väike kokkuvõte 6 meie teenistuse, meie detailplaneeringute teenistuse jaoks tehtud kaardirakendusest, mis on 2 viimase aasta jooksul siis tehtud. Kõik algas siis ülevalt lasteaedadest, et kui meie eelmine või praegu lahkuv linnavalitsus võttis siis enda südameteemaks, et peab haridusmaastiku tõesti parandama Tallinnas, siis hakkas see küsimus, et aga kuhu me siis planeerime neid lasteaedasid või mis nendega saab järgmiste aastate jooksul, mis seal see prioriteetne lasteaed on, millega tegeleda, kuidas üldse rahvastik liigub, kuhu uued lapsed tulevad. Neid küsimusi lihtsalt tuli, aga vastuseid nii kergesti mitte. Nii et siis eelmine aasta siis alustati lasteaedade planeerimisega, kus siis koos Haridusametiga siis eesotsas saime siis need asjad kõik kaardile pandud. Ma kohe varsti lähen ka täpsemalt sinna sisse. Siis sellest järgmisena vaatasime, et koolid, sama suur mure, et Tallinnas on tõesti mitukümmend kooli, üle 100 lasteaia, et siin me räägime munitsipaal-lasteaedadest näiteks, et see pilt on tõesti kirju. Ja nüüd siis verivärskelt, paar nädalat tagasi sai meil valmis ka spordirakendus, ikkagi Tallinn kui spordipealinn siin ja spordi planeerimine on ikka omaette kompleks täiesti, et need on siis need teenuste põhised, mis meil 3 tükki olemas on. Kuid selle kõrval siis oleme ka teinud esiteks siis kliimakindlate lahenduste rakenduse, kus põhiline mõte oligi siis selles, et kuidas me saaksime oma planeeringutesse rohkem kirjutada sisse ja ka nõuda neid rohe- ja looduslähedasi lahendusi, mis oleks siis piirkonnale sobilikud, vaadates seda, mis mured siis ühes piirkonnas on. Et seal ongi siis põhiline fookus praegu Kuumasaartel ja üleujutusaladel, et sellest see kõik alguse sai. Ja siis järgmisena siis meil on eraldi projekteerimistingimuste analüüsi jaoks selline arhitektuursete parameetrite kaardirakendus, mis võtab siis arvesse ka siis piirkondlikku analüüsi, et kõik kõrguse näidud, kõik ehitusmahud, et kuidas siis ühele arhitektile jällegi tööriist teha. Ja siis viimasena siin on meie avalike väljapanekute rakendus nimega Räägi kaasa, sest et seal tekkis ka siis see teema, et meil on erinevad planeeringud korraga käimas ja erinevad avalikke väljapanekuid ka korraga käimas.
ning ei ole nagu ühtset pilti, et kus mis hetkel midagi siis avalikustamisel on. Nii et saime siis nii 2D kui 3D versioonina selle tehtud, et ka kodanikele oleks siis selliseid KIS-i rakendusi näha. Ja siis ma panin siia ka lisaks lihtsalt, mis meil niisuguseid põnevaid asju veel käimas on. Loomulikult meil on erinevaid üldplaneeringute kaardirakendusi. Praegu siin on siis hetkel avalikustamisel Põhja-Tallinna üldplaneeringu oma, kus tõesti siis seda KIS-i kasutatakse korralikult. Ja praegu ka neil on avalik väljapanek selle Servi 123 nagu koostöös sellega tehtud. Siis loomulikult meil praegu on hästi teemaks meie teenistuses 3D, et kuidas me saaksime siis detailplaneeringuid viia rohkem 3D-sse, kui me räägime nendest mahtudest, näiteks kas ongi erinevate ametitega või kodanikega või ka linnavalitsusega, siis seda on päris raske teha selle ühe AutoCAD-i mingi joonise põhjal, et kõik ei saa võib-olla väga täpselt samamoodi aru nendest asjadest, et siis tavaliselt sellised 3D-mudelid tulevad juba hästi seal sisse, et saab ka minna täitsa tänavatasandile ja vaadata täpsemalt, mis toimub. Ja siis siin on ka meie uusim põnev tööriist nimega Unreal Engine, kus taustaks siin mängib siis ERR-i uus peahoone ja kus ongi siis täitsa selline võimalus täitsa minna majja sisse ja teha igasuguseid põnevaid jalutuskäike ümber selle maja ja praegu me vaatamegi, et kuidas siis seda platvormi saaksime ka rohkem hakata kasutama oma planeeringutes. Siis siin ma panen teil taustaks mängima need kaks, millest siis kõik algas, koolid ja lasteaiad. Et te näete siin siis põhimõtteliselt ta teebki kokkuvõtte sellest, mis siis hetkel näha on kaardis, et mitu lasteaeda on praegu olemas, mitu on planeeritud, palju seal on lasteaeda rühmade arv ja laste arv ja mida rohkem sa zoomid ja teed neid erinevaid filtreid, sa paned sisse välja, olenevalt siis aastast või mida täpselt sa tahad, siis teeb siis niisuguse analüüsi sulle kokku ja selle põhjal siis on jube hea näiteks vaadata, et kui me võtame näiteks Haabersti linnaosa, siis Haaberstisse on väga palju uusi elanikke tulemas tuhandetes, kuid need lasteaiad, mis seal on, kahjuks seda nõudlust ei rahulda. Neis on liiga vähe lasteaiakohti ja mis tähendabki seda, et me peame kas siis olemasolevaid lasteaeda hakkama laiendama. See kaardirakendus aitabki meil vaadata, mitu lasteaiakohta siis tegelikult vaja on, vaadates seda, mitu last sinna võib potentsiaalselt järgmise 5 või 10 aasta jooksul juurde tulla. Ja siis see aasta siis sai meil valmis 2.0 versioon sellest lasteaedade kaardist, mis siis vaatab täpsemalt koole. Siin praegu mängib siis taustaks see, kuidas sinna me viisime täitsa sisse selle, et kust ka lapsed, kuhu kooli tulevad, mis asumist, kuhu nad tõesti ka liiguvad ja koolidel siis mahutavus oli ka hästi teemaks seekord, et tõesti, kui kitsastes tingimustes meie lapsed siin Tallinnas koolis käivad ja kust linnaosade vahel siis ka see tõeline liikuvus käib. Et meil olid väga palju linnalegende, et a la kesklinna koolides on mingi hirmus palju lapsi ja kõik sõidavad sinna üle terve Eesti kokku ja mida kõike veel, et neid kõik sellised linnalegendi saime siis läbi selle KIS-i tegelikult võib-olla müütideks nimetada. Et ja siis ta siin näitabki erinevaid neid täituvuse kaarte, et see on nagu Haridusametil oli tõesti nagu vajalik informatsioon ka, et kuidas siis, et milliste koolidega tegelikult tegeleda ja kuidas siis tegelikult seal lastele need tingimused ka on. Ja siis viimasena ta näitabki siin siis ka teeninduspiirkondasid, mis võtab siis arvesse praegu olemasolevaid koole, seda rahvastikku, kes seal ümbruskonnas elab ja kas need koolid, mis seal praegu on, tegelikult ka on piisavalt klasside vajaduse suurusega, et need lapsed siis kõik seal ka ära mahutada. Siis siin on näitan lihtsalt taustaks meie spordiobjektide kaarti. Ütleks, et see on nüüd 3. selline teenindusalade kaardirakendus, mis me oleme teinud. Kõige raskem siiani, mis me ka teinud oleme, et siin me tõesti õppisime seda, et kui ikka andmeid ei ole, siis neid käsitööna hakata kokku panema on ikka päris karm väljakutse. Et Tallinnas on üle mingi 500 spordiobjekti
ja meil on täiesti null teadmised selle kohta näiteks, et kui palju mingit korvpalli saali keegi kasutab. Et neid kõiki andmeid pidime siis ise hakkama kokku keevitama, võib nii öelda küll, et siuke mega Excel siin taga tegelikult ka jookseb. Ja siin ongi hästi palju erinevaid võimalusi, saad valida spordiala, siis me pidime erinevad objektid kõik ka vajaduse katvuse põhjal geograafiliselt ära jaotama, et mis on meil linnaosapõhine objekt, mis võiks igas asumis olla, mis on täitsa selline, et okei, jäähalli päris nagu igas asumisse ei tee, et kõik need siuksed parameetrid on siin väljas. Ja siis ka arvutab siis kokku, mitu ruutmeetrit siis spordipinda on näiteks ühele spordialale. Ja tõesti neid erinevaid võimalusi, mida see kaart pakub ja neid järeldusi, mida keegi tahab teha siit, on ikkagi päris palju. Ja loomulikult me panime juurde veel siia siis Tallinna koolid, sest et me sooviksime, et koolid ja haridusasutused asuksid tegelikult ka spordiobjektide juures, sest et suurem osa kasutajaid ongi lapsed. Ja tegelikult kogu see kaart vaatab siis just kuni 19-aastaste andmeid, sest et tänapäeval või praegusel ajal meil pole täiskasvanute spordiandmeid kuskil väga kättesaadavad. Et me hästi palju pidime siin selle kaardi puhul ja just ka andmekaitsega tegelema, et kõik sellised mured on siin siis kõik ka kaasatud. Kuid selle tulemusel meil tegelikult on juba päris suured ka eelarvetesse läinud nagu mõtted sisse, millega tegelikult me peaksime tegelema, kuhu on näiteks vaja uut seda tennisehalli siis tegelikult planeerida. Siis siin on siis meie see kliimakaart, mille soov siis tuli täitsa otse linna pealt meie teenistusse. Ja siis me mõtlesimegi, et meie ei taha PDF-ina seda kõike teha, et oleks lihtsalt selline nimekiri, et tehke siis oma vihmapeenraid siia ja tehke rohekatuseid rohkem, et me tahtsime natuke teistmoodi läheneda. Et ta on selline ajas uuenev kaardirakendus ka. Siin on näiteks näha, et kui saad joonistada siis mingisuguse piirkonna, oletame, et mingi detailplaneering on seal käimas, ta analüüsib ära selle rajooni, kus hetkel siis polügoon joonistati. Ta näitab neid tingimusi, mis siis sellele linnaosale peaksid kindlasti olema teada arhitektil, näiteks mis tulevadki üldplaneeringu, kesklinna üldplaneeringust näiteks. Ja siis ta näitab erinevaid nagu lahendusvariante siis hoone tasandil, tänava tasandil ja siis siukse haljasala ja avaliku ruumi tasandil. Ja siis mida siis peab arvestama näiteks detailplaneeringu tasandil või PT osas. Ning teeb siis siukse maatriksiga, mis siis on nagu hästi lihtsalt kergelt arusaadav, et kas tõesti on see selline lahendus, mida peaks panema sisse siis planeeringusse või vähemalt sellest rääkima ja kaaluma seda. Nii et siin on meil siis Tallinna Veega on selline suur koostöö, et seda teha. Ja need soojussaarte kihid tulevad siis Tartu Ülikooli uuringutest. Ma tean, et ka Maa-ametil on täitsa need kihid olemas, aga meie jaoks oli palju täpsem ja parem siis Tartu Ülikooli oma. Ja hetkel meil on ka käimas siia ühe uue mooduli lisamine, mis on elurikkus, sest et Tallinnas on nii palju erinevaid elurikkuse uuringuid, kus kõik ulukid ja kimalased ja see maailm on väga kirju ja roheline, et ka see siia sisse panna ja selle tulemusel siis, et näiteks pida planeeringutes kirjutada sisse, kui tõesti on tegu mingi kimalase paiaga näiteks ja sinna lähedusse on tulemas siis mingi uus planeering. Ning siin te siis näete ka siis meie selle projekteerimistingimuste rakendust, mida siis praegu päris aktiivselt meie projekteerimistingimuste arhitektid kasutavad. Siia on kokku toodud erinevad kihid igalt poolt, et saakski lihtsalt olla see üks värav, kus on kõik info olemas. Et seda muidu väga palju, ma arvan, teil ka probleeme olnud, et ongi info igal pool laiali ja siis ei leia üles, kuhu võiks vaadata, et need asjad kätte saada. Et siin lihtsalt taustal klikib läbi neid erinevaid kihte, millega sa saad seal mängida. Et siin on näiteks marukihid, mürakihid, et loomulikult need asjad on ka olemas Maa- ja Ruumiameti erinevates kaardirakendustes, aga kohe varsti see videokene siin ka jõuab selleni, et ta teeb ka siis analüüsi, et kuidas siis näiteks ühes, siin ongi näha, et näiteks oletame, et jälle huvitab mingi üks rajoon või piirkond Tallinnas, saad jälle joonistada
oma polügonikese või punktikese või mida iganes vaja on ja siis ka panna sisse erinevaid otstarbeid ja ta teeb siis selle, või jah, siin on näha erinevaid neid viise, kuidas siis joonistada ja ta teeb sulle siis sellise kiire analüüsi, et kuidas on keskmine hoone kõrgus seal piirkonnas, keskmine ehitusalune pind, kõik sellised andmed tulevad siis välja. Et varasemalt tehti seda kõike meil käsitööna ja see võttis hirmus kaua aega. Ja nüüd ongi, kuna meil on töökoormus suur, ei ole aega selliste asjadega tegeleda, siis tuleb meil KIS siin mõnusalt appi. Vot. Kuid siis kokkuvõtteks, kuidas need kaardid on meid aidanud planeerida. Et tõesti, meil on see fookus praegu olnud suuremalt teolt igasugustel teenustel ja teenuste kättesaadavusel, et oleks Tallinnas palju konkreetsemalt teada. Ja need murekohad on tõesti väga üllatavad olnud. Et näiteks siin tuligi välja meie lasteaedade kaardilt, et kesklinnas on vist oli mingi 50 lasteaiarühma puudu. Kogu aeg aina rahvastiku arv kasvab meil kesklinnas, mis me teeme? et me ei saa jätta seda nagu lihtsalt sinna paika seda mure, et me peame tõesti siis hakkama tegema erinevaid tempokomisjone, panema eelarvekavadesse neid prioriteetsuseid paika, et tegelikult ka õigete asjadega tegeleksin Tallinnas. Siis tõesti väga hästi on need kaardid aidanud meil teha siis koostööd linnavalitsusega ja teiste ametitega, kuna ei saa enam öelda keegi, et oma puki otsast, et ma ei tea, mina arvan, et Piritale peaks uus kool tulema. Kui meil tõesti andmed ütlevad midagi muud, siis on nagu raske vastu vaielda, võib nii öelda. Ja nagu ma ütlesin, siis see linnalegendide teema on tõesti suur Tallinnas olnud, et meil vähemalt need andmed ja kõik see planeerimine on sellega nagu paremaks läinud. Ja nagu ma ütlesin, vähem aega on kulunud siis käsitööle ja see väga huvitav fakt ikkagi, et me saame ka planeerida ja meie otsuseid teha nii-öelda 10 aastat ette. Et kui me juba teame, et kuskil piirkonnas näiteks võib-olla on kunagi mõeldud mingi visioon, et on vaja teha, ongi näiteks uut kooli, siis me saame vaadata, kas tegelikult ka 10 aasta pärast seda vaja on, vaadates siis neid andmeid, mis veel siis juba praegu teada on. Ja kuna Tallinnas ka just on algusfaasis meie Tallinna suure üldplaneeringu koostamine, hirmus suur projekt, mida ette võtta, siis tegelikult kõik see sisend, mis siit tuleb ja need järeldused, mis me saame teha nende kaartide põhjal, on juba hea sisend ka selleks. Ning mida me siis oleme õppinud ja mida teile siis kaasa anda võib-olla meie Tallinna näitel. Esiteks siis see, et nende rakenduse tegemine on päris pikk ja karm protsess, et seal on üle, ma ei tea, 20-30 inimese, kes sellega kõigega on seotud. Seal peab olema väga kindlalt teada, mis me teeme, mis ajaks ära, mis see tähtaeg on, et näiteks need teenustepõhised kaardirakendused on meil võtnud kuskil pool aastat, iga üks siis. Seal on väga kindlalt siis teada, et kes seda projekti juhib, kes mis asjaga tegeleb, et need asjad ka jõuaks lõpuks reaalse rakenduseni, mida saab kasutada. Siis meie oleme kasutanud niisugust asja nagu disainisprint selle jaoks. Tõesti, kuna ameteid on palju, inimesi on palju, siis nende selline metoodika on vähemalt meie jaoks kõige paremini sobinud. Siis, mis on sellel aastal väga üllatav just olnud, on see, et loomulikult teed selle ühe kaardirakenduse valmis, aga keegi peab ju võib-olla neid andmeid, tegema neid järeldusi sealt kogu aeg. Et on vaja jälle kiirelt teada näiteks, mis saab Kakumäe lasteaedadest. Keegi peab olema siis see, kes võib-olla kiirelt selle sünteesi kokku paneb, et need kaardirakendused näitavad küll seda kõike ja neil on ka need kasutaja mingid infonupud ja kõik olemas, aga kergem on see, kui keegi kohe küsida, et kes seda teaks. Ja neid on ka vaja uuendada, et meil ongi praegu mõttes siin järgmine aasta uuendada siis nagu lasteaedade ja koolide kaarti, sest et ühe aastaga on päris palju muutunud, meil on juba rohkem teada võib-olla täpsemalt, millal mis lasteaed ka tulevikus valmis saab, et selle saab siis kõik kaarti panna. Ja meil on ka uus rahvastikuprognoos, mis just vist paar nädalat tagasi meieni jõudis, nii et ka selle saame siis ära uuendada. Siis loomulikult meil on see põnev, et võib-olla need metoodikad, kuidas me planeerime, on palju täpsemalt paigas.
meil on teada 700 inimese peale, meil on vaja 1 lasteaeda, et tõesti oleks see, kui näiteks tulebki mingi uus suur detailplaneeringuga elurajoon sisse, siis tegelikult mitut lasteaiarühma on siis vaja, et selle nõudlus oleks rahuldatud. Või jah, näiteks sama ka spordiga, et näiteks, ma ei tea, 70 inimese peale on vaja mingit uut jalkahalli või selliseid asju. Ja me oleme ka avastanud loomulikult seda, et meie arhitektid on see kasutaja nendel kaardirakendustel, kuid nende kompetents võib olla väga erinev. Et kui on otse koolist tulnud, siis nemad juba nagu võib-olla oskavad neid KISS-i asju kasutada, aga kui on juba niisugused vanakooli inimesed meil tööl, siis neil on natuke nagu selline tõrksus veel, et neid kõiki asju kasutada. Aga nad saavad aru, et need on vajalikud. Aga lihtsalt see õppeprotsess on võib-olla natuke keeruline. Siis loomulikult võib seal tekitada, või peab arvestama, et me ei saa kõike kaardistada. Et me ei saa kõiki maailma muresid ühe kaardiga ära lahendada, kuid see tähendab seda, et me peame tegema valikuid, et näiteks vaatamegi ainult, ma ei tea, näiteks, nagu ma ütlesin, spordikaardi puhul me vaatasime ainult kuni 19-aastaste nagu spordikasutust. Või koolide puhul me hetkel siin kaardil vaatasime ainult põhikooli munitsipaalkoole siis. Et selliseid asju peab arvestama. Siis tegelikult on meil vähemalt kõik need ArcGIS-i tooted ja eriti need veebikaardid nagu ikka nii kõvasti aidanud niisuguste raskete probleemidega, kus ongi see, et infot on palju erinevatest allikatest, kõik arvavad eri asja, kuid kui panna kõik need andmed nagu kaardile ja vaadata siis, kuidas tegelik pilt on, siis võib-olla aitabki väga palju paremini kaasa siis õige lahenduste leidmiseni. Ja nagu siin ka väga palju läbi käis, siis andmekvaliteet on ikka hirmus tähtis, et me oleme pidanud väga palju ise neid andmeid looma hakkama, just sellepärast, mida me tegelikult, kuna meil on mingi eesmärk, mida me tahame, et kaart näitaks, hetkel neid andmeid ei koguta, siis peabki midagi välja mõtlema seal vahepeal, et need asjad kõik kokku jooksaks. Või siis on ka kogutud mingite oma parameetrite järgi, mis võib-olla ei ole kõige paremad meie kaardirakendustega. Ja tõesti, meie oleme vähemalt aru saanud, et see visuaalne pool, see, mida kaardirakendused tõesti annavad, on tegelikult jube hästi aidanud sellele ühise keelele jõudmist. Et kõik näevad kaarti, võib-olla kaardi lugemise oskused ei ole kõigil samad, aga see on ikkagi selline jube hea visuaalne tööriist, et vähemalt hakata mõistma, et kuidas planeerimine käib. Ja me oleme ka oma avalikustamisel hakanud siis rohkem GIS-i kasutama, ka siis neid 3D jooniseid näitama või ka näiteks neid kaardirakendusi, neid näiteks koolide planeerimist või midagi sellist. Ja tõesti saadakse palju paremini aru asjadest, et kuidas tõesti Tallinnas siis see ühine eesmärk võiks olla. Aga mina tänan teid kõiki. Nagu näete, siis Tallinnas GIS-iga tegeletakse väga tugevalt. Meil kindlasti oleks veelgi vaja GIS-i eksperte, aga tõesti vähemalt planeerimise valdkonnas on see väga asjalik olnud ja vaatame siis, kuhu ka tulevik sellega viib. Ja aitäh!